Tere! Mina olen Aigar. Ja mina olen Andres. Ja nüüd me arutame natuke teemal, mis vahet on hindamisel ja mõõtmisel ja just seda hariduse ja õppimise kontekstis. Mis hinde sa, Aigar, koolis eesti keeles said? 3. Mina sain hädaga 4, lõpuks isegi hädaga 5, aga seal taga paissid juba minu too hetk tulevase abikaasa kõrvad. Ehk siis, mis nendel vahet on? Me räägime hinnetest, me räägime eksamipunktidest ja me tegelikult ei tea, kummal juhul me oleme saanud hinnatud ja kummal juhul me oleme saadud mõõdetud. Hindamine oma olemuselt on ju tegelikult hinnangu andmine. Ehk siis hinnang üldiselt käib seda rada, et mulle meeldib, mulle ei meeldi, sinule paras. Et sellest piisab, käib ka. Ehk siis hindame hakkame alles siis, kui me oleme ära teinud mingisuguse mõõtmise. Ja mõõtmine oma olemuselt on võrdlemine. Ja võrdlemine võib olla see, et sina hüppasid kaugemale kui Peeter. Ja. Ehk alati võrdlemine käib millegi vastu ja võib käia kas siis suhteline mõõtmine, kas iseenda varasema soorituse vastu. Peetri soorituse vastu. Võid ka mõõta absoluutsel skaalal, milleks on näiteks siis on alati vaja etaloni. Meeter mõõdustik, et sa hüppasid 1,27 meetrit. Ja kus me kindlasti alati mõõdame, on igasugused testid. Olgu siis selleks need tasemetööd, riigieksamid, koolis kontrolltööd, et see on mingisugune mõõtmine, me seal kontrollime konkreetseid tulemusi, vaatame, saame neile anda siis arvulise väärtuse, et kas nii palju või naa palju, 1, 2 või 3 punkti või 5 või 4. Ja õnnelik on kehaline kasvatus, kes saab mõõta stopperiga 400 meetri aega ja see on läbi sajandite sama. Õnnetum on eesti keele kirjand, kes iga kord vaatab läbi subjektiivsete silmade ja võrdleb siis väga erinevaid lihtsalt aastaid ja neid kõrvutada on juba raskem, aga 1 aasta sees sa saad enam-vähem teada, et kui Eestis keskmiselt lapsed kirjutasid 84 punkti peale, mina sain 74 järelikult, olen natuke nõrgem kui Eesti kesk. Aga see on mõõtmine, ehk kuidas mõõtmine alati, sa pead millegi vastu mõõtma, millegiga võrdlema ja sa mõõdad alati ühte asja, aga kõik, mis sinna kõrvale jääb, mida sa ei mõõda, mis ka võib seda tulemust mõjutada, see on hinnang. Siis sa ei näegi seda ja sealt pealt lõpuks see hinnang või see hindamine tulebki, mis nagu koolisüsteemis on oluline, et mida see mõõdetud tulemus meile ütleb. Ka elus üldiselt 15, kas ta on palju või vähe? 15 eurot, on see palju või vähe? Vastus on palju, vähe ja täpselt paras, kõik on võrdselt õiged vastused. Ja see oleneb kontekstist. Ehk siis hindamine on see, mis annab sellele mõõtmisele, selle kirjeldab, kuidas see mõõtmine sellesse konteksti suhtub. Ehk siis Aigar eesti keel 3, väga tubli. Ja samas eesti keel 4, kehv tulemus, sest see ei olnud sinu hinne. Ja sellised nii-öelda hinnangute ja mõõtmiste sassi ajamised ja segi ajamised on asjad, mis väga palju mõjutavad koolielu ja seda, kuidas lapsed toimetavad. Siin on nii häid näiteid kui halbu näiteid. Halbu näiteid võib tuua näiteks sellised, et kus keegi annab lastele nõu, et sina küll riigieksami materjal ei ole, õpilane jätabki riigieksamit tegemata, kuigi on ju selgelt kokku lepitud, et latt on 20 punkti. Ja kui nüüd oli isegi ennem seda. No nüüd vist, jään siin kohal teadmatusest vastuse võlguga, et see riiklik latt on kokku lepitud ja kui sa sellest üle saad, oled sa sooritanud, kui sa sellest alla jääd, sa ei ole sooritanud. Ja siin see nii-öelda mõõtmise skaalal on ju täiesti loogiline, et kui me lähme lapsi mõõtma arstikabinetti. Mõõdame pikkust. Mõõdame pikkust. Üks on 2 meetrit, teine on 1,80 m, kolmas on 1,50 m. Et kas me siis ütleme, et kuule, sina 1,50 m. Tead, nagu proovi paremini. Et sul ei ole mõtet nagu üldse minna ja teha ja ollagi. Ja teatud olukordades on see nii-öelda hinnang ka valiidne. Ehk siis on loogiline, et kui minul ikkagi näiteks, ma ei tea, kas muusikas riigieksamit teha saab, aga kui minu muusikateadmised panna absoluutskaalale, siis kindlasti need on väga madalad. Ma ei pea viisi, mul puudub rütmitunne.
ma ei saa minna lauljaks või bändi vokalistiks. Samamoodi, kui keegi on 1,20 m pikk, siis tal ei ole ilmselt mõtet minna 2-meetriste poistega korvpalli mängima. See oleks keeruline, aga mõõtmise puhul alati me peame rääkima ka mürast või siis mõõte määramatusest. Ehk siis, kas võtame selle sama riigieksami või kontrolltöö, siis see punkti summa, mis sealt antakse, sellel on, see summa on seal olemas, aga sellele tulemusele käib juurde ka määramatus ehk kui täpne see summa on. Või mida ta õigupoolest mõõdab. Selles mõttes, et see, et me laseme lahendada matemaatika ülesandeid või füüsika ülesandeid, see peaks andma otse kui hinnangu sellele, kuidas inimene edaspidi füüsika teadmistega oma elus hakkama saab. Sest sellepärast me ju koolis käime, mitte selle jaoks, et lahendada seda riigieksami testi, vaid sellepärast, et elus hakkama saada. Ja antud hetkel selline mõõtmisega saadud tulemus kirjeldab pigem ühelt poolt sinu sooritus selle ülesandega, selle tulemusega, ja teiselt poolt, kui see ei ole just see kehalises kasvatuses 2,20 hüpatud kaugus või 40 meetrit palliviset, siis see iseloomustab ka väga tugevalt seda mõõtjat. Ehk kes sinu ülesannet hindas, kes sinu kirjandit parandas. Ehk siis piltlikult öeldes hinded on omamoodi nagu palk. Ja kõik, kes te koolisüsteemis töötate, teate, et kui te läheksite sealt näiteks programmeerijateks, oleks teie palk oluliselt teine. Ehk siis nii tööandjast sõltub see palgasumma kui ka töötajast. Et see on alati kahe osapoole nii-öelda kokkuleppeline mingisugune hinnang. Ja samamoodi nagu palk ei iseloomusta töötaja väärtust absoluutselt, nii ei iseloomusta ka tegelikult hindajad meie õpilast, või vabandust, nii ei iseloomusta ka hinded meie õpilast absoluutselt. Et siin on selline naljakas sõnade mäng, et hinne on tegelikult mõõtmine, mõõtetulemus, aga mida me sealt otsime sealt süsteemist on hindamine. Et me soovime teada, et kas ma olen selles valdkonnas edasi arenenud, kuidas ma selles hakkama saan. Sest see on see tagasiside, me otsime, ehk siis nii mõõtmine kui hindamine on tagasiside sellele, keda hinnatakse või keda mõõdetakse. Ja riiklikult meil on väga oluline ära hinnata koolid, vaadata, kas õpetajad saavad hakkama ja vaadata, kas õpilased saavad hakkama. Ehk siis, et hindamine iseenesest ja mõõtmine on väga olulised tegevused, aga neid aetakse tihti sassi ja minu arust üks kõige olulisemaid asju, mida nii-öelda laste emotsionaalse rahu huvides tuleks teha, on see, et tuleks rääkida, et need on kaks erinevat asja ja tähendus see, et sa said kuskil aines 3, et sul on number 3 on sinu mõõte tulemus, siis see tegelikult ei iseloomusta mitte seda, et kas sa oled laisk või virk või kas sa oled inimesena väärt või mitte, vaid see iseloomustab sinu oskusi, sinu pingutust ja ka seda vastaspoolt, kes sind hindas. Ja seda tööd või seda testi, millega sind hinnati. Ja isegi kui see tulemus on 3 või 2 või 1, siis see sinu väärtust inimesena veel ei defineeri ja seda ei tohiks võtta aluseks, et vot, sina oled meil nüüd see 2 mees ja sina oled meil see 3 mees ja nüüd ongi, see on diagnoos kogu eluks. See on see alati. Mõõte tulemusel seda on vaja tõlgendada, on vaja aru saada, mida see meie jaoks tähendab, ehk kas 15 on palju või vähe, kas 42 on palju või vähe, ehk mida see tulemus näitab, kuidas ta sellesse konteksti sobitub ja siis jõuame hindamiseni, kui me paneme selle konteksti sinna juurde ja me ütleme, et kas see sobib, kas see on hea, kas see on halb, kuidas me siit võiksime edasi minna. 1354 eurot bruto, õpetajate miinimumpalk praegusel hetkel, kas seda on vähe, palju ja kui sa saad õpetajate miinimumpalka, kas see ütleb, et sa oled paha õpetaja või kas sinuga peaks ema riidlema, et miks sa küll lapsekene sellist tööd teed. Et natukene sarnaselt võiks suhtuda ka laste hinnetesse, et see on tegelikult kogu keskkonda iseloomustav suurus, mõõte tulemus, mis annab indikatsiooni, aga ei tähenda veel iseenesest puhast tõde inimese olemuse ja kõige muu seal ümbritseva kohta. Ja tuleb eristada nüüd omavahel, mis on hindamine ja mis on mõõtmine. Kui see erinevus on selgeks tehtud, siis on ka nende hinnete
ehk siis mõõtetulemustega ja antud hinnangutega palju lihtsam hakkama saada. aitäh teile!